riigi tasandil ei ole mitte midagi muutunud. Riigihanke õigus, Euroopa Liidu riigihanke õigus on ikkagi seesama, lähtub sellest, et soodustada konkurentsi, et saavutada toimiv siseturg, et kohelda ettevõtjaid võrdselt ja mitte diskrimineerida isikuid, et hankija tegevus oleks läbipaistev ja otsused oleks proportsionaalsed, et kõik need samad põhimõtted kehtivad edasi. Aga see on jah, et kust poolt vaadata, et ühes küljest tõesti kõik on nagu sama, riigihanke õigus kui selline on jätkuvalt sama. Kui nüüd detailidesse minna, siis muidugi võib öelda vastupidi, et muudatusi on päris palju. Et need üksikuid näiteid võib tuua küll, kus ikkagi sisuliselt ongi reeglid teistmoodi nüüd, kui olid eelmise seadusega. Üks näide, mida ka alati tuuakse koolitustel ka ja seaduse tutvustusel on see vana hea heastamine. Ehk siis kui seni oli selge arusaam, et kui esineb isikul mingit laadi kõrvaldamise alus, on teatud kuriteo toime pannud, miks ta tuleb riigihankest kõrvaldada, siis see on nii ja ta jääb kõrvale ja jutu lõpp. Nüüd on põhimõtteliselt isikul ju heastamise võimalus, et ta saab näidata, et ta on tegelikult oma usaldusväärsuse mingite meetmete abil taastanud ja siis hankija peab kaalutlema, kas ta tõesti nüüd on selline aus ja usaldusväärne isik, kes võiks hankesse siiski jääda. Et see on üks oluline muudatus. Kõrvaldamise alustega seal on veel olnud, on teatud muudatused vist pankrot, mille puhul varem oli kohustuslik ettevõtja kõrvaldada, nüüd on see hankija otsustada, et see on tema valik. Alapakkumuste regulatsioon, põhjendamatult madalat maksumusega pakkumuste regulatsioon on selgem, täpsem ja õigem. Ja muidugi hankelepingu muutmise reeglid. Et kui seniste reeglite järgi hankelepingu muutmine oli pea võimatu või vähemalt väga piiratud, siis nüüd praegune seadus annab minu hinnangul päris mõistliku raamistiku selleks, kuidas kehtivat lepingut muuta. Et selliseid näiteid on. Võib-olla omalt poolt lisaks veel juurde selle, et uue seaduse jõustumisega võeti kasutusele ka selline imetabane dokument nimega hankepass, mis siis tähendab seda, et pakkuja, kui ta tuleb riigihankesse, siis ta esitab kõigepealt selle hankepassi hankijale. Hankepassist ta siis linnukeste ja mingisuguste jah-ei lahtrite täitmisega kinnitab, et ma ei ole kurjategija, ma ei ole terrorist, ma ei ole pankrotis ja nii edasi. Hästi lühidalt kõik niimoodi pinnapealselt ja sellega peaks ta saama siis sõita idee poolest kuni selle ajamomendini, mil ta osutub edukaks, et alles siis hakatakse teda sisuliselt kontrollima, et kas kõik need kinnitused on õiged ja nii edasi. Aga ütleme, idee on üllas ja hea ja eks ta vast ole, aga see on kiiduväärt asi, aga muidugi praktika on ka näidanud, et sageli tõuseb sellest hoopis suuremat tüli, kui sellest on abi. See tegelikult natukene vist seostub ka selle vana hea formalismiga. Et kiputakse selle asja mõte natuke ära matma sellise formaalse kontrolli alla. Just. Et see on üks koht küll, kus tegelikult võib-olla on arenguruumi. Oi, kindlasti.